Lähte-ühiskonna lõpuotsused avab koolidirektor härra Lõõsaks. Kuulutan 44. lennu lõpuaktuse avatud. Esineb ansambel laulga Aeg. Sõna on esimese klassi õpilastel Oliveril, Karmenil ning Kristiine. Minevik ja tulevik. Henno Keo. Tulevik on see, mis tuleb. Minevik on läinud ega tulevik pole mitte keegi näinud. Minevik läks minema, ei ütelnud head aega. Temal pole harilikult viisakusteks aega. Viisakus ei ole vist ka tulevikukomme. Tere ütlemata kohal on ta juba homme. Väike vahe. Henno Keo. Kool on kohutavalt tihe. Õnneks on tal väike vahe. Ütlemata lahe aeg, see on kooli vaheaeg. Kui ei oleks vahel vahet, teab, kas jätkukski, siis tahet õppida ja õpetada, kooli ära lõpetada.
tegevus olevikule ning rõõm tulevikule. Sõna on Lähte-Ühisgümnaasiumi direktoril härra Üllar Loksil. Armsad lavalolijad, lugupeetud vanemad, kolleegid, sõbrad, külalised. Nüüd on see ihaldatud hetk käes. Ei tea, kas ta enam praegu ihaldatud on. Eks ta ole ikka siis magus, kui ta tulemas on. Siis kui ta käes on, siis ei saa enam sellest päriselt aru. Aga ma loodan, et see hetk muutub teil aegade möödudes ilusaks mälestuseks. Selliseks, mis annab teile tuge siis, kui teil on plaanis uusi sihte, mille puhul te täpselt ei tea, kuidas see võiks õnneks minna. Et leida enda kõrvale inimesi, kes võiksid toeks olla, siis kindlasti sobiksid selleks endised klassikaaslased, klassiõed, klassiõed. Mulle tundub, et teil on tekkinud omavahel hea õlakuju. Teie hulgas on erinevaid inimesi, osa on vaiksema loomuga, osa on sellised särtsakamad, kes oskavad hästi silma, aga mul pole õigus öelda, et ühed meeldivad mulle rohkem kui teised. Iga inimene on alati. Me nendel hetkedel, mis mälestusteks jäävad, kipume hindama selliseid asju, mis liiguvad. Just kui nendes peegeldus meie elu. On see siis voolav vesi, tuli või aeg, mille voolamist me ei näe ja väga ei taha ka. Siis kui noored oleme, siis tahame, siis hiljem järjest vähem. Ma olen valinud tänase aktuse kõne sümboliks tule. Minu jaoks tähendab energiat, millega minnakse, ollakse ja jõutakse. Selleks, et tuli põleb, on tarvis kütust ja on tarvis maad. Ja tule järel tulevad soojus ja suits ja lõkk ja lõkk. Ja ma usun, et iga üks teist omab mingit sellist energiat, millega minna ellu. Mõned leegid on heledad ja kõrged, paistavad kaudu. Mõni tuli põleb vaikselt, nii et seda peaaegu ei märka, aga sellest hästi kindlasti. Mõni tuli tossab ja on kumeda leegiga, aga ta põleb. Mõni pillub sädet kogu aeg. Just kui tahaks teistele märku anda, andke mulle ruumi. Ja peale selle on selliseid prigisevaid leeke, mis võib-olla mõnikord ei meeldi, aga nad annavad ansamblile oma osa. Nii nagu igaüks oma energiaga, nii on teiski sirgjoonelisi, säravaid, vaikseid, mõnusaid ja võib-olla kellegi jaoks ka mõistmatud. Ma loodan, et te täna juba teate, kuhu te minna tahate, mida te tahate teha. Sest kui ma tulest rääkisin, siis küllap te teate, et ei ole mõtet tühja oma kütust ja energiat kulutada. On vaja teada, mida tasub teha ja kuidas seda ratsionaalselt teha. Praegu olete teie siin saalis kõige targemad inimesed, sellepärast, et te olete värskelt ennast teadmisi täis. Ma ei ole muidugi kindel, et kui teie käest nüüd küsima hakata, et kas te siis kohe vastata suudate. Sest need, kes on varem hariduse kätte saanud,
Nendel on juba õnnestunult palju ära unustada. Teil alles unustamise protsess algas. Ma loodan, et te jätate endale alles selle, mida te tõeliselt vaja. Aga unustage kõik halvad asjad ja head mehed. Armsad vanemad, siiani on teil olnud väga tähtis ja kindel roll. Te olete pidanud neid inimesi suunama, neile ütlema, mida tuleb teha, millal tuleb teha. Olete pidanud hoidma ja sütitama, et nad ikka võtaks ette uusi väärteid. Nüüd on aeg lasta ennast vabaks selles mõttes. Laske nemad ise otsustavad, mida vaja teha. Sest neil on vaja ennast kulutada, neil on vaja kogeda, nautida, mõnikord ka kõrvetada saada, sest nad tahavad taas tugevaks. Me tahame ka, et nad oleks tugevaks. Me ei pea neid igal sammu laitama. Me peame olema siis käepärast, kui nad vajavad. Ma loodan väga, et teil jätkub nõuandeid nii täna kui ka järgnevatel aegadel. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, te peate andma nõu inimesele, kellel on rohkem teadmisi kui teil. Sest paraku nii ta on. Aga teil on rohkem kogemus. Ma loodan, et teie hea koostöö oma lapsega jätkub aasta. Lugupeetud kolleegid, meie kohustus nende inimeste on tänasega lõppenud. Nüüd jääb võimalus. Kui nad tulevad, küsivad midagi, paluvad abi, ma loodan, me leiame võimaluse neid aega. Mul on hea meel öelda, et Eesti rahva ja riigi hoidjate hulka on tulnud uued kätepaarid, uued inimesed, värske energia. Sest seda me teeme kõik koos. Täna, homme ja ka edaspidi. Ja kuigi teil võib tunduda, et see on pisut kummaline, et te olete nüüd oma õpetaja või koolidirektori või kellegi teise kõrval, siis see on loomulik. Me oleme kunagi kuskilt tulnud ja võime käia ühte rada. Ja ma väga soovin, et te suudate koolides, mis teid ees ootavad, koguda väärteadmisi, energiat ja tuld, et minna tegema neid tegusid, mis teid vaja teha. Ma tahaks mõnda asja teile veel öelda. Tihti on kerge teistega kaasa minna. Aga alati tasub mõelda, kas see on teie tee. See tee, millega te pärast rahulete. Ma soovin, et teil oleks mõnikord hetki, kus te mõtlete ise endale. Ja vaatate, kas tulle, homme on see võimalus Jaani tulle vaadata. Või voolavasse vette ja mõtlete, vaat nüüd teen seda. Otsustate, lähete, teete ja õnnestate. Soovin teile ilusat mõtteid ja õnnestamist. Aitäh! Ja kohe seisab meil ees tähtis protseduur, mis sisaldab endast küpsustunnistuste kätteandmist. Ma enne seda tahaks öelda seda, et minu abiliseks on vallaesindajana härra Aivarsoo, kellel on vallapoolne kingitus üle anda. Kooli poolt on teile kingituseks üks tulepalus, et teil oleks kus seda tuld vaadata. Ja haridusminister, kellel on perekonnas väikesi lapsi, kingib teile šokolaadi. Ma ei tea, võib-olla vihkega. Nii et me siis alustame. Üllar. Õppenõukogu otsusega number 346 20. juunist 2006
antakse gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele õpilastele. 12. reaalklass. Mikkel Hurt. Gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga Marilyn Ivask. Ivar Jermolajev. Kiituskiri kehalises kasvatuses. Mikk Kalavus. Lotte Kirse. Tiina Kont. Veiko Koval. Kiituskiri matemaatikas. Piret Liikvad. Siret Liikvad. Andrei Matjukov.
Fabio Peikonen. Felix Pärnaste. Gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga Diana Roosik. Kiituskiri muusikas ja kehalises kasvatuses. Teet Suurkivi. Kiituskiri keemias ja kehalises kasvatuses. Imo Tikk. Kristi Valdek. Tunnistused said otsa. Lähme lõpetame midagi. Lähme teisele ringi. Aga seniks palume siia 12. regionaalklassi klassijuhataja õpetaja Iska Kassel. Aga võib-olla teeme niimoodi, et lähme ära ja homme tagasi, on teil homme aega tulla? Kellaks me tuleme? Homme kell 6. Jätkame. Ja nüüd siis 12. meediaklass. Sander Aasna.
Kiituskiri ajaloos ja ühiskonnaõpetuses. Maarja-Priit Portfelder. Kiituskiri muusikas. Maigi Rampas. Oled siin, mina ka. Ennast vahel ületan. Kotsuslinnamme all. Vaikki
Triin Saar. Kiituskiri visuaalses meedias. Tarvo Schmeiman. Kätlin Suurmaa. Suvi käes ja linnastaan älä sõitamaan, tahan sinna, kus on maasikad, pikad põllud, vaapmetsad taha jooksevad, laul lõpus on tammikku peas klaarika. Anne Tatrik. Aeg Urvast. Kiituskiri meediaainetes. Maiu Vares. Ma ei ole kindel, et mind mured eitama. Vahel raskus on hingel, see võtab rinnukust maha. Igas halvas asjas peidus ikka on midagi hea. Ja palume siia 12. meedia klassijuhataja, õpetaja Kertu Pall. Sina arvad, kes on meie valla kõige tähtsam mees? Minu teada on see Aivar Soop. Täpselt nii. Sõna saab vallavanem härra Aivar Soop. Head õpetajad, vanemad, õpetajad, külalised. Mul on väga hea meel, et need ilusad inimesed on siin koolis käinud, siia kooli seinte vahele jätnud oma loo, jätnud rõõmu, jätnud võib-olla ka krutskid ja võib-olla ka mõne pisara.
aga ma arvan, et see käibki kooli juurde ja ma arvan, et teie oletegi teinud sellest koolist ühe sellise särava, ilusa kooli. Ma tahaks väga tänada ka vanemaid, kes oma lapsi kogu aeg on toetanud, hommikul kooli saatnud ja teinekord, kui ei ole minna tahetud, ikka on saadetud. Tahan ka tänada õpetajaid, kes on väga palju vaeva näinud, kindlasti ei ole vahel viitsinud õppida ja kindlasti on nad teinud tegelikult teile kui õpetajatele rõõmu. Nii et olete kõik koos teinud selle, milleni me oleme täna jõudnud. Me oleme jõudnud täna siia kooli viimast korda selleks, et ühes koos istuda, tunnetada veel üksteise lähedust. Ja homlane näib. Midagi ei ole teha. Elu ongi niimoodi. Elus on kogu aeg nii, et tuleb minna edasi, püüda kuhugi kõrgemale, kuhugi kaugemale. Ja ma loodan, et teil kõigil on unistustes, kui te vähemalt ei ole sedagi rääkinud emale, isale, õpetajale, oma unistuses on mingi kindel soov. Ja ma loodan, et see soov on hästi suur ja tahe on veel suurem selleks, et see unistus, see soov täide viia. Kujutan ette, et kui te ükskord olete juba vanemad, ma ei tea, kui palju vanemad, ja ma tahaks toota siis väga, et need soovid, mis te täna soovite, oleks siis täide läinud. Ja kui need soovid on olnud väga suured, ma usun, et on need soovid ka täitunud, et siis te ükskord tagasi vaadates võiksite olla väga tänulikud, et te olete käinud siin koolis, te olete saanud hea õpetaja käel õppida, teil on head vanemad olnud. Ja võib-olla siis siia tagasi tulles koos sõpradega kooli kokkutulekule meenutate neid häid aegu, mis olid siis aastal ja nii edasi ja nii edasi. Aga täna ma sooviks teile kõigile head lõpetamist, ilusat peatselt saabuvat jaanipäeva, minge kindlasti jaanitulele ja unustage kõik õppimine. Unustage kõik, tundke elust rõõmu. Ja ka õpetajatele ma tahaks soovida, minge puhake. Ärge üldse kooli peale mõelge ja tulge tagasi 1. septembril, siis läheb jälle raskeks töös. Nii et ilusat suve, ilusat jaanipäeva ja olge õnnelik. Aitäh! Õpetaja vaim on igasuguse õpetamise tähtsaim tegur. Rääkisime ükskord sellest ka, et on laulda kaasa, eks ju. Laulate? Laulate? Väga hea.
Siis saavad sõna tänase päeva kõige tähtsamad abituriendid. Aitäh, et sa tahtsid olla pigem nagu abistav ja nõuandev klassiõde, mitte
ja karm ja kuri klassijuhataja. Me tõesti hindame seda. Ja tahame kinkida sulle albumi, kus sees on kõik see, milline oleme meie ja mida sina meile tähendad. Aitäh! Siin koolis on üks mees, kes ei jätta iial ühtki abivajajast õpilast hätta ja alati on ta ka meie klassi aitanud. Tahame tänada oma meediaõpetajat Tiit Helmi, kellele tahaksime kinkida midagi, mida tal kõige rohkem vaja läheb. Ja meie arvates on see aeg. Ja kuigi me oleme nüüd hirmus targaks saanud, ei oska ikka ajamasinat veel teha. Nii et me kingiksime sulle kella ja kui sul jääb aega jälle väheks, siis sa saad selle teisiti keerata. Aitäh sulle! Rahulolematus on inimese või riigi progressi esimene samm. Meie areng on 3 aasta jooksul kindlasti märgatav olnud, sest meie klassi üks peamisi iseloomujooni on alati olnud rahulolematus. Aga täna oleme väga rahul. Aitäh! Kallid lõpetajad, vanemad, õpetajad, sõbrad ja kõik, kes te meile olete selle aja jooksul toeks olnud. Kuna siin on täna nii kaunid lõpetajad ja eelmised kõned on olnud piisavalt lühikesed, et mitte kedagi ära väsitada, siis nagu mina olen, ma teen teile selle viinarikkaks. Tänane päev on lõpp millelegi ilusale ja uus algus millelegi veel suuremale, mida oleme saavutanud selle 12 aasta jooksul. On aeg keerata elus uus lehekülg, jätta selja taha need kooliseinad siin, kus on veedetud nii pikki aastaid, et istuda täna siin teie kõigi silmes. Vanemad, suur aitäh teile, et te olete meile kõik need aastad nõuandjateks ja teejuhtideks olnud. Kuigi alati pole meie hinded ja käitumine olnud eeskujulik, oleme me siiski ju teie oma väikesed lapsed. Ja võite südames uhkust tunda, et lõpetame täna siin teie silme all gümnaasiumi. Andke meile andeks need märkused ja telefonikõned klassijuhatajatele. Kuid ilma nendeta oleks me sellised noored ja elujõulised inimesed kui täna. Kallid õpetajad, see töö, mis olete meiega teinud, sõnadest jääb lihtsalt väheks. Kõik need aastad olete pidanud taluma meie jonni ja üleolevust. Samas olete alati meile tulnud vastu ja suutnud hoida oma inimlikku joont. Tihtipeale ei ole meie aga sama lavastanud. Praegu aga vaatate meid, naeratate ja mõtlete, et küll me oleme hästi hakkama saanud, et nii palju noori saab täna lõputunnistuse. Usun, et olete andnud endast kõik, et meist ausad, väärikad ja haritud inimesed saaksid. Meenutan siin õpetaja Viigirohka sõnu. Ta ütles, et näeb vaeva ja pingutab õpetajana, sest oleme ju meie tulevased maksumaksjad. Ja tema pension oleneb meist. Selline suhtumisviis ongi õige, ma leian. Kui me pingutame ja anname kõik endast 110%, siis sellega kujundamegi turvalisemat ja humaansemat ühiskonda. Siinkohal ongi õige aeg tänada meie kõige esimesi klassijuhatajaid, kes õpetasid meid lugema, joonistama ja arvutama. Aitäh teile, Sirje Lahtve ja Helve Laanevits!
Kahjuks ei viibi meie põhikooli klassijuhataja Maie Paju enam meiega, kuid usun, et sealt ülevalt on ta meid siiani jälginud ja meie tegude üle rõõmu tundnud. Õpetajad Kertu Pall ja Raissa Kassetik. Täname teid nende aastate eest, mil olete olnud meiega. Need viimased 3 aastat on möödunud eneseotsimise, leidmise, eneseteost ja enese tõestamise tähel. Aitäh teile, et olete olnud meid nii tihti olete pilvedest alla toonud ja näidanud reaalset maailma. Aitäh teile, et olete olnud just sellised klassijuhatajad, nagu meie Lennule on olnud vaja. Armsad lõpetajad, sõbrad, 12 aastat on nüüd läbi. Iga koolis veedetud tund me unistasime tänasest päevast. Täna aga tahaks seda kõike tagasi. Viimased 3 gümnaasiumiaastat on möödunud kiired, kuid mälestusi nii palju. Ka kõige raskemad ja pingelisemad päevad on olnud täis naeru. Naer oligi see, mis meid kõiki ühendas. 1,5 aasta jooksul oleme saanud peaaegu ühtseks tervikuks. Kõik oleme jätnud üksteisele mingi jälje. Täna astume veel viimast korda kõik koos. Need, kes täna ei lõpetanud koos meiega, vaid teevad seda sügisel, ka nemad on meiega. Astume siit saalist välja ja lähme oma rada. Sügavas sisimas loodan, et need rajad kattuvad tihti teineteisega ja me kohtume veel. Palju. Soovin, et kõigil meil läheks hästi. Sõbrad, tundke elust rõõmu. Nautige iga hetke ja olge õnnelikud, sest õnn on jõud, mis viib edasi. Tehke seda, mis teile endale meeldib, mitte seda, mida teised vajalikuks peavad. Ikka pea püsti ja julgelt edasi. Käige uhkusega oma rada. Kui nüüd jääb, et sa
arvatage mis tahes. Tehke, mis on kõige raskem. Vaadake tõele näkku. Seepärast on oluline käia oma rada ja mitte klammetada selle külge, mis tundub tuttav ja turvaline. Lase elul vabalt kulgeda ja ole muutusteks valmis. Soovin teile kõike head ja parimat edaspidiseks seiklusterohkeks eluks. Lõpetajatel palun kindlasti rivistuda kooliesise väljaku murupoolsele küljele lipu alla, et kõik saaksid oma õnnitlused edasi anda. Ja pildistamiseks palun koguneda Kastanjale kell 3:08. Sellega on lõppaktus lõppenud. Katri.